Ülevalt on ees. Imelik vahe. Sportlik vorm tegelikult, ma arvan, et jätab soovida, aga see ei olegi hetkel praegu kõige olulisem, et praegu oli üle pika aja jälle esimene võistlus, et see oli, ütleme, emotsionaalselt päris mõnus, kui sai jälle teistega mõõtu võtta ja siin sooja ilusa ilmaga Pärnus võistelda. Need kõik 4 sõitu, mis me tegime, olid sellised 25-30 minutilised ja maailma tasemel tuleb ka ette küll mitte 4 sõidu, aga 3 sõidupäevi, kus need 3 sõitu on kõik tunniajased. Et selles suhtes, et see kindlasti ei ole see maailma taseme pingutust nõudev päev, aga eks ta nii-öelda üles-alla ikkagi selles suhtes natukene väsitab, et 25 minutit soojaks, siis jälle ootad kõik paadiklassid ilusti finišisse ära ja jahtad ilusti maha selle ajaga, et eks ta selles suhtes nagu külm-soe natuke ikka väsitab. It was really tough due to strong winds. Basically every day it was like 12 to 16 knots. Yesterday it was even up to 20 knots in breezes, so it was challenging, but well, I need to thank my team and my coach for pushing me to the limits, because without them I don't know if I would have done as good as I did, so I'm really thankful for my team. Kõige suurem konkurent oli meil praegu see teise koha saaja, aga muidu teistest olime ikka suht pikalt üle. Ma vaatan, et sul on siin vasak jalg on natuke kipsis, et kas see andis eelise või oli see segas? See kohe kindlasti segas, meil oli manöövritega oli suur probleem, Paute-Hals ei saanud väga hästi teha, pidin jalga hoidma ja vahepeal läks rool ka käest ära ja siis oligi nagu halvasti. Kas sa oled trenni saanud palju teha see aasta või? Mitte kordagi. Mitte ühtegi korda otsevõistlustel. Jaa. Super tingimused, teine paat on ka meil siin jälle konkurentsiks, nii et oleme väga rõõmsad ja naudime tänast. Ja täpselt väga äge on tagasi siin võistlusrajal olla, et ikkagi natukene teine emotsioon kui tavatrennis ja meie siis üritame ka hoida, kuigi paat on vähe, siis fookuse nii võimalikult sarnasena, kui meil on tegelikult suurtematel võistlustel. Et see on meil kindlasti niisugune väga hea trenni koht. Mitu korda ümber käisite regati jooksul? Natuke sai ikka sulistada. Mõned korrad.
ühe korra ainult sõidus õnneks. Millega te tugevamalt olite kui teised kokkuvõtlikult? Ma arvan, et meil on rohkem kogemust. Võib-olla... Vanad oskused võib-olla. Tänu sellele võitsime. Aga konkurents üldiselt oli klassis tihe või võitsite kindlalt? Pigem oli tegemist, et võita ja noored on päris tublisti trenni teinud vahepeal. Läksime suht rahulikult, mingeid ootusi väga ei olnud, ma ütleks pigem, et lihtsalt rahulikult, pigem tulime trenni tegema. Palju te olete ennem trenni saanud teha selle paadiga koos? Ei ole väga palju. Meil ka koos jookseb esimene aasta, et alguses vahetasin siis roolimeest, kelleks nüüd sai siis see aasta Karolin ja oleme väga vähe jõudnud koos trenni teha tegelikult. Ja kuidas regatil läks ja kuidas konkurents oli nagu? No ilmselt oleks see tulemus täiesti teine, kui oleks ilmad olnud natuke vaiksemad. Et kuna nii tugev tuul oli, siis ilmselt, kuna meil on väiksem puri, siis meil ei võib lihtsam surutada. Et täpselt ei tea. Meil oli nii-öelda meie Uko ja Hugoga teeme nii-öelda kahekesi, tegime trenni. Nüüd see aasta kevadel tuli siis üks paatkond juurde ja siis võtsime ka vanad veteranid Alari ja tema nii-öelda neiu võtsime kaasa. Et jah, sattus hästi, et esimest korda oli 4 paati üle pikka aja koos. Ja, palju ümber käisite? 3 vist, 3 käis. Ei, üks kord külili. No, siis see, kui me istusime ja sa mingi, kui me ümber käisime. Üks kord ümber, üks kord külili. Ühe korra sõidu ajal ja siis oli sõidu vahepeal sõime täpselt ja siis seal ka uppusime teiste ees mõnusasti.